No tere! Tere! Minu nimi on Erik Ida ja ma olen meretuuleenergia arendusinsener. Täna oleme me Eesti kõige suuremas Sopi-Tootsi tuuleelektrijaamas. Sa oled meretuuleenergia arendusinsener. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui me soovime rajada Eestis elektrijaamu, mida siin varem ei ole olnud, siis on vaja teha kõvasti eeltööd selleks. Projekteerimine, planeeringud ja nii edasi. See on minu töö. Kuidas sa oma vaba aega veedad? Vaba aega on mul kahjuks üsna vähe, tehes korraga nii karjääri kui ka olles magistriõppes, kuid minu lemmikviis vaba aja veetmiseks on olla vees, olla merel, teha veesporti. Eelkõige siis lohesurfi, sest et see on väga adrenaliinirohke ja see on seotud tuulega. Mida sa viimati lugesid? Viimati ma lugesin ilmaprognoosi, sest et ma tean, et täna ja homme on võimalik minna surfama. Keda sotsiaalmeedias jälgima peaks? Mina alati soovitan jälgida eelkõige enda sõpru ja tuttavaid, sest selle jaoks sotsiaalmeedia ikkagi on, aga avalikest kontodest, näiteks Tallinna Tehnikaülikooli oma, sest nad näitavad väga humoorikas võtmes, mis tegevused ülikoolis toimuvad. Kelleks väike Erik saada tahtis? Väike Erik soovis saada arhitektiks. Täna tegutsen ma küll inseneeria valdkonnas, kuid tegelikult erinevus ju nii suur ei ole ikkagi. Püüdlus elegantsete ja efektiivsete lahenduste poole. Miks ülikoolist tuuleenergeetika valisid? Tuuleenergia kui valdkonna ma leidsin enda jaoks bakalaureuse esimesel aastal. Tegin sellel teemal enda lõputöö ja siis olin kindel, et oleks mõistlik sammud seada Taani, kus on ikkagi kõige pikem kogemus tuuleenergiaga ja palju teadusarendust. Õpingute kõrvalt töötud Enefit Greenis. Mis sa seal teed? Vastab tõele. Enefit Greenis ma tegutsen meretuuleenergia portfelliga ja see tähendab seda, et viia läbi kõik uuringud, teha arvutused, tegutseda projekteerimisega, viia läbi analüüse, et saada teada, millist meretuuleparki oleks meil kõige mõistlikum Eestis ja Baltikumis teha. Mida huvitavat sa tööl viimasel ajal teha oled saanud? Kindlasti minu jaoks üks põnevamaid ja vastutusrikkamaid tegevusi on olnud Liivi lahes tuulemõõtmise kampaania. Ehk siis möödunud aastal paigaldasime Liivi meretuuleparki umbes 20 kilomeetri kaugusele rannikust tuulemõõtmise poi, mis võimaldab siis laserite abil mõõta tuulekõrgust kuni 280 meetri kõrguseni ja seeläbi leida, kui palju elektrit võiks meretuulepark toota. Kui palju saad teha rahvusvahelist koostööd? Lähtudes, et valdkond ikkagi on väga rahvusvaheline ja Eestis on meil kogemust pigem vähe, siis me üritame kasutada kõiki parimaid rahvusvahelisi praktikaid ja kontakte, et ka lõpus Eestis jõuda parima meretuulepargini. Miks peaks keegi minema inseneeriat õppima? Ma väga soovitan minna inseneeriat õppima eelkõige just baka-astmes, sellepärast et sa saad arendada enda analüüsioskust, lahendada palju probleeme ja üleüldse arendada enda kriitilise mõtlemisoskust. Mis sinust nüüd edasi saab? Täna ma tegutsen Eesti kõige suurema infrastruktuuri projekti kallal, kuid tulevikus oleks mul soov aidata kaasa maailma suurimatele projektidele. Eelkõige selle tõttu, et need projektid teevad maailma paremaks paigaks ning võimaldavad koostööd tohutult kompetentsete professionaalidega. Kuid ma tänan teid ja ma jätkan enda tegevustega.